Aesthetic Project. Ja tänast vlogi alustame me Brüsseli lennujaamast. Ja esimese asjana ma pean ütlema, et ilm on siin ikka kordades parem kui Eestis, sest Eestis mäletan just pühapäeval tõmbad kardina eest ja vastu vaatab sul mitme sentimeetri paksule lumi. Brüsselis on siis mul üks töökohtumine, koosolek ja alguses ma polnud eriti kindel, et kas ma võtan üldse selle kaamera kaasa, sest ma olen siin tegelikult ainult üks öö ja ega mul just väga palju aega just ei ole, aga siis ma mõtlesin ümber, et ei, muidugi võtan kaamera kaasa ja üritan vähemalt nii paljugi filmida, kui ma jõuan. Ja järgmine missioon on mul leida nüüd metroo, osta pilet ja siis kimada hotelli poole. Õnneks mul hotell on üsna ligidal, vist ongi üks peatus siit lennujaamast. Lennukis mul oli muidugi lennuki kõige viimane ja nurgapoolsem koht. Tore kilukarbi tunne oli. Minu tänane kulgur ei kahjuks peab täna ikka rongiga minema. Piletid on käes ja nüüd tuleb vaid õige rongi peale minna. No nii tundub, et läksin ikkagi õige rongi peale, sest see on juba siin tuttav koht. Seesama hotell, mis siin mu taga on. Läheme kiikame sisse. Nii, siin peaks mu tuba nüüd olema. Boom. Here we are. Ops. Nii, kell on juba päris palju ja hakkan vaikselt magama ära minema. Homme on kell 10 mul see koosolek ja enne seda ma plaanin ka siinset jõusaali külastada, et vaatan, milline see välja näeb. Väike selline positiivne start päevale kohe, aga see tähendab seda, et ma pean kuskil kell 5 ärkama, et ilusti trenn ära teha, hommikusöök ära süüa, kusjuures hommikusöök on väga hea ja siis juba koosolekule. Aga praegu ma siin kuulan siin MTV-st mängitavaid kauamängivaid ja põhiline, leidsin nüüd mingi uue huvitava kanali. Ma ei tea, see nimi on see mingi Aesthetic projekt, jah, just seesama. Et ma ei tea, ma soovitan kõigil vaadata, et ma ise just hiljuti leidsin ja Eesti omad kutid teevad ja no väga, võt see on eriti ilus kutt siin. Et väga hea Tim channel, et minge subscribe'ige. Ja tere hommikust. Kell on mingi 5:20. Keha on suht niimoodi selline, et Mika, mida sa teed? Mine tagasi magama. Okei, me lähme nüüd seda Hiltoni jõusaali vaatama. Eks saad mingisuguse trenni teha. No nii tundub, et peale minu on siin veel 2 hullu. Ilmselgelt jõusaalile nad siin väga panustanud ei ole, et väga Tartu maantee HC Gymiga ei võrde. Aga kuna siin tingimused on üsna sellised kesised, siis aga ma arvan, et mingisugused seljatrennised tehtud. Kell on kohe 6:30 ja lähme vaatame, mis siin hommikusöögiks pakutakse. Nii, alustuseks ma võtsin siis natukene ube, kartulit, peekonit loomulikult, siis kalkunisinki, 2 keedumuna ja apelsinimahla. Nii, round 2 võtsin müslit, ühe puuviljakausi
ja siis jogurtiga kõrvale ja kreemimahla. Palju parem. Eelmine aasta ma mäletan, kui ma käisin siin, siis seda peatust siin veel sellisel kujul ei olnud. Roger või ma ei tea, kuidas säädetakse, on selle nimi. Jõudsin nüüd enam-vähem õigesse kohta. Alguses ma läksin rongiga valele poole, aga õnneks ma avastasin seda suht kohe, nii et igatahes nüüd ma otsin nüüd selle õige kohtumispaiga üles ja siis hakkab juba koosolek ja peale seda mul vist natukene on aega ka niisama ringi vaatamiseks. Koosolek on läbi ja vahepeal ilm veel mõnusamaks läinud. Ja kuna mul lennukini on tegelikult kuskil 4 tundi aega, et lennuk väldub mul 20:20 ja kell on mingi 4:30 äkki. Et siis mõtlesin, et ma lähen jala hoopis tagasi hotelli juurde. Muidu ma peaksin 3 peatust rongiga sõitma. Aga kui mul on võimalus seda linna nautida, siis ma absoluutselt teen seda. Rated GAF. Shout out to Chris Jones. Nii, vaikselt hakkab meie lühireis lõppema, et siin kuskil tunni aja pärast väljub lennuk, mille peale ma hüppan Brüsselist Tallinna poole ja lähen tagasi koju, tagasi MyFitnessisse. Mis võib öelda, et väga selline tore lühireis oli, et mulle väga olgugi, et ma olin siin Brüsselis ainult 1 öö, aga ikkagist mõnus oli Eestis korraks eemal käia. Koosolek läks hästi, nii et natuke isegi trenni sai tehtud. Kuigi jah, ma ei tea, Hilton tõstke oma jõusaali game'i, et ma ei tea, milline see Tallinna Hiltoni jõusaal välja näeb. Aga ma loodan tõesti, et see on parem kui siin Brüsselis oli. Aga ma arvan, et sellel noodil võib ka video väikselt ära lõpetada. Et aitäh teile, et te vaatasite ja kirjutage kindlasti kommentaari ütles, et kuidas teile selline lühivideo meeldis. Näeme meie juba järgmises videos. Olge tublid, sööge kana ja subscribe'ige ja like'ige ja tehke igast toredaid asju. Olgu, aitab, tšau!